autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Cupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Cupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiöör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Cupra garaaž, Sõpruse puiestee 170, Tallinnas. Tere kuuled, autotund eetris, ilus külm talv, mina sain oma autole uue aku peale. Kõik on väga hästi, tagaklaas läheb ka nüüd soojaks, õigemini siis jää läheb ära. Kummalise kombel oli mul jälle kinni jäetanud aknapesuvedelik, kuigi ma panin eelmine nädal sinna peaaegu 4 liitrit talvist sisse, aga põhjas oli ikkagi vist mingi vana. Mul on sama asi. Mul on see kuskil seal põhjas on sees ja ma ei ole ka uut peale valanud. Peaks tegema, aitäh, et meelde tuletsid. Vaata, nii külm on tegelikult, et otseselt ei ole vaja ja linnas sõidad vähe, kus seda ka sellise ilmaga seda soppa lendab ja tegelikult ei ole nagu vaja läinudki. See on maru hea, sest et ma enne, kui ma sinna teeninduse läksin, mõtlesin, kuna seal teeninduse kõrval on see Selve pesula, mõtlesin, et ma olen viisaks inimene, et mul oli tõesti need rattakoopad olid seda sodi täis ja auto üldiselt ka lumine, et ma lasen nagu ikkagi lumest puhtaks. Ja isegi kui mõni, ma ei tea, sõlm või peegel kuskil seal ära jäetub, et läheb kohe sooja sinna teenindusse, et pole hullu. Ja alati, kui me soovitame see, et kui te näete seda jääkoblakat seal rattakoopas, ikka saage sellest lahti. Käisin, mul läks Selve pesulas üle 12 €, sest et ega ta raip ikkagi lahti ei tule. See jää, kui ta on sinna külmunud, siis sa selle survekaga, sa ikka tükk aega, et põhimõtteliselt nagu lõikad seda jääd sealt läbi. See ei ole mina niimoodi, tegelikult lõikangi. Mina lõikan, mul on väike saag, ja muidugi selles mõttes, et väike käsisaag ja ma sõna otseses mõttes lõikan selle suure tüki ära. Hästi hoolikalt on ju muidugi, et nüüd keresse või rehvi sellega ei sõidaks, on ju. Ja ega see ei ole mingi asi, mida saaks uhkusega kõigile soovitada, aga lihtsalt ega ei ole muud varianti, ega sa ei hakka seda seal haamriga välja peksma. Muidu sa lõhud seal, tõmbad need plastosad, kõik seal puruks tõmbab. Aga lihtsalt see suurema tüki alt ja siis selle kumera ratta ümber, selle tüki lihtsalt saed ära, et ega ei ole nagu midagi teha tegelikult, kui sul ei ole autot kuskile sooja viia. Ja teine jama on see, et kui sa seda selle survekaga lased, siis pritsib ju kõik seda sopa vett sulle vastu ja see kõik on väga tüütu. Aga, ühesõnaga, auto ma puhtaks sain, tehti veel esinduses, nad ütlesid, nad lasevad ise ka veel ikkagi, see, mis ma sealt selle 500 meetriga juba oli jälle koopasse lennanud, et nad tõstuki peal peaks mees töötama niimoodi, et seal vaadati vedrustust ka üle ja veermiku. Et kogu aeg midagi pähe tilgub. Ühesõnaga, kui ma sain auto teenindust kätte, nüüd on mul puhas auto ja see on püsinud puhtana terve nädal, sest et nii külm on, et ükski sooli asi ei ole siin seda teed ligaseks teinud ja issand, kui ilus on sõita puhta autoga. Aga mitte see ei ole minu nädala meeldejäävam sündmus, alustasin positiivselt. Ma olen nüüd nädal aega saanud inimestega vaielda ja oma peas selline keskealise vihase valge mehe jaur, mida rohkem selle mõtlen, seda lollim see tundub, auto nimega Cybertruck. Mis on? Ma olen vaadanud videosid, väga äge on, väga äge kiirendus, kogu tehnoloogia, kõik tundub ju väga äge, et mis asja sa jaurad? Ma jaurangi seda. Uuendus, seal on, auto on olnud siin, isegi ükskõik, kas ta sõidab elektriga või mitte. See auto on olnud sama asi 100 aastat, on ju. Ja nüüd tehakse midagi, mis on natukene vähemalt teistmoodi. Ja ma olen suga täiesti nõus ja mul on siin vaja selle ära pööranud Elon Muskile lihtsalt selline äriline nõuanne, millega nüüd on muidugi hilja juba, aga ma ei ole Cybertrucki vastu nagu põhimõtteliselt, see on mulle meeldib, kui liikluses on kihvte autosid. Lihtsalt Cybertruck peaks maksma umbes 300 000 €. Miks? Sellepärast, et selle auto näol ei ole tegemist mingi põhiõigusega, et me ei pea, ühesõnaga, see ei ole asi, et massid peavad saama, et iga Plumber Joe või ma ei tea, mis Eesti versioon see mingi ehitusmees? Torujüri. Et temal on õigus saada
nagu ka Cybertrucki laadset asja, mis tähendab seda, et meil on nüüd siis 3 tonni kaaluv metallist kirst, mis kiirendab 100-ni 3 sekundiga. Pooled nendest tehnosektori inimestest ei oska sellise autoga sõitagi. Ühesõnaga, et see ei ole põhiõigus ja see võikski olla eksklusiivne siuke luksustoode, mida tänaval näha oleks sama põnev, noh, ma ei tea, Paganit või mingit Koenigseegi. Et sellisena on see Cybertruck väga kihvt auto. Et mis siis maksab palju, et siis see, kes saab seda lubada, ostab selle omale. Aga nüüd, õnneks need hinnad ei ole nii odavad, nagu 2019 lubati. Et ikkagi umbes 30 000 eurot kõik need versioonid kallimad, kui algselt plaanitud, et ta on ikkagi, ütleme, see kõige võimsam 3 mootoriga on siis 100 000. Mis kahjuks siiski on väga paljudel Ameerikas kättesaadav. Et ma lihtsalt, ja siis kellegiga ma vaidlesin see teemal, et kes leidis, et see on ikkagi väga hea tööauto, et see ikkagi veab haagist niimoodi jõudsalt ja jah, see on minu jaoks on see Cybertruck ja selle hind, see on nüüd umbes selline, see on Ameerika värk, et sul on inimõigus ja sul peab olema õigus ja võimalus kodus omada näiteks mingit automaatrelvi. Ma ei tea, Ameerikas erinevalt osariigist, see on sisult ikka raske relvastus, võib sul seal kodus garaaži seina peal olla, sest Ameerika ja see on õigus. Ja Cybertruck on nagu selle sama, ma ei tea ühtegi relvamarki, ma ei oska öelda. Ma ütlen lihtsalt suure automaadi autoversioon. Ja ma arvan, et see on vale, et seda autot ei ole kõigil vaja ja Elon Musk jättis lihtsalt tegelikult 2 asja oma selles lõputus edevuses ja uhkuses tegemata. Esiteks Cybertrucki pealt eriti arvestades, et tal on see tootmisega nii suured probleemid, eks ju, et nüüd kui said esimesed omanikud kätte, ma arvan, et siin lähema aasta jooksul need jäävad ka ainukesteks või siis pudistatakse seal 1-2 autokaupa. Et oleks ära lahendanud tootmisprobleemid ja teiseks saanud mõnusat kasumit lihtsalt müües seda autot 300 000 euroga. Ja teiseks oleks ta pidanud tegema selle kastika või selle siis praktilise auto ka sama, mida tehti, põhimõtteliselt mida tegi Model 3, mis on aastatega saanud ja nüüd siis Model Y, mis on mõistlikud suurusega, mõistlikud elektriautod, põhimõtteliselt maailma müüdumaks autoks. Ja Musk oleks pidanud tegema kastikaga sellise. Lihtne, suure sõiduulatusega, mingid nalju sinna peale kindlasti ehitama, kas siis on see koha peal ringi pööram, mida iganes see nelikvedu ja kõik võimaldab. Aga ta vahepeal läks ära kuskile teise dimensiooni ja otsustas, et Cybertruck on see. Ja sellepärast ma olen siin natukene tõre olnud sel nädala jooksul. Ma enam-vähem nagu mõistan, jah, tegelikult. Et tegemist on luksustootega ja selle oleks võinud vastavalt hinnasta. Aga mis ikka, Euroopasse see auto tõenäoliselt sellisena nagu, ütleme, Y ja 3 ei jõua, et siin seda tüübi kinnitust saada isegi nagu üksikule sõidukile on päris raske, siis igal juhul tuleb ta sinna sellesse tarbesõidukite klassi ja vajab eraldi lube ja kõik see. Et ma tahaks väga Cybertruckiga sõita, ma tahaks väga Cybertrucki näha, aga ma tahaks, et see oleks sündmus, mitte iga päev. Nii, mille üle sina jaurad või kiidad? Ma lihtsalt sattusin vaatama seda liikluskindlustusfondi kahjude kaarti. Et teadupärast liikluskindlustuse fondi lkf.ee lehel lähed, vaatad, seal on kaart, mis näitab, et kus kohas on toimunud õnnetused, mida siis liikluskindlustus on kinni maksnud sisuliselt. Ja mis mul seal torkas silma on see, et kui ma vaatan kas või enda kodu lähedal toimunud õnnetusi, mida mõnda ma isegi tean tegelikult, siis mis on seal huvitav, on see, et seal ei näidata muidugi seda, et mis need autonumbrid olid, kes seal õnnetuses osalesid. Mõnikord võib-olla ongi metsloomal otsa sõit, teist autot ei ole. Aga mis seal on huvitav, on see, et seal on välja toodud kindlustusjuhtumi summa suurus. Näiteks ma teen ühte juhus, siin samas sõideti laupa 21 000, üks hiluks läks mahakandmisele. Ja
ja on kirjas ka see, et täpselt, et niiviisi üldist, mis tüüpi õnnetus see oli. Et oligi kaldumine vastassuuna vööndis, otse kokkupõrge, natuke bürokraatlikumalt on ju, aga on kirjas. Et sisuliselt, mis juhtus ja kui palju see maksma läks. Kui mina lähen ostma kasutatud autot, siis ilmselt samamoodi teevad ka nagu teised tuhanded inimesed Eestis, enne kui nad üldse midagi tegema hakkavad selle autoga, midagi uurima kuskil, midagi üldse tegema. Kõigepealt nad käivad seal Maanteeameti lehel, vaatavad siis selle ajaloo läbi, tehnoülevaatused, kuidas seal hakkama on saadud, kus kohas see auto pärit on ta Eestist, on ta mingist teisest riigist ja kui tihti näiteks omanikke on vahetatud. Ja järgmise asjana minnakse siis vaatama liikluskindlustusfondi lehele, kus sa saad autonumbri sisse trükkida ja vaadata selle liikluskahjude ajalugu. See liikluskahjude ajalugu on väga üldine. Seal öeldakse sulle, et kahjujuhtum aastal 2019, 14. jaanuaril, kahju suurus, ma ei tea, 100–1000 eurot ja ongi kõik, märgitud on veel see, et tegelikult, et kes õnnetuses süüdi oli. Tegelikult, et kes selle kahju korvas, kas selle see autonumbri omanik, keda suurid või keegi teine. See isegi tegelikult ei ole oluline, kes on süüdi. Oluline on tegelikult see, et mis tüüpi õnnetusega tegemist oli, kas see oli väike müks parklas või oli see otsasõit põdrale, täiesti erinevad asjad. Ja kahju suurus võib ka olla täiesti erinev, et siin tegelikult võib see 2000 pluss kulu võib tulla väikse kriimu pealt mõnel autol sisuliselt ja teisel võib see tulla 2000, et okei, seal vahetati ikka korralikult juppe välja. Ja tegelikult see võib olla oluline teadmine. Nüüd see asi, kuhu ma tahtsin jõuda, ongi see, et miks liikluskindlustusfond ei võiks ka nende autode juures näidata, et mis täpselt see kahju number oli ja mis tüüpi õnnetusega oli, sest see oleks igale autoostjale tegelikult väga väärtuslik informatsioon. Ühes andmebaasis seal kaardi peal seda näidatakse ilma autonumbrita. Autonumbri juures seda ei näidata. Ma saan aru, et autonumbri juures ei pea näitama seda, et kus kohas täpselt see õnnetus juhtus, et see juhtus Tallinnas Liivalaia tänaval maja number 16 eest. See isegi ei ole oluline õnnetuse tüüp. Ja see natuke tekitab must segadust. Jah, ma vaatasin ka seda kaarti ja klõpsisin nendel, enamus olid mingid sellised, mis mulle jäid, ma tulin kohe Tallinna linna klõpsima, sellised 300 eurot ja 500 eurot, mis on ilmselt mingi märgi maha sõitmine. Ma lihtsalt mõtlen, et kas seal võib olla, et seal sees on kogu selle õnnetuse kulu, et ongi, et keegi sõitis seal kuskil märgi otsa ja piirde puruks, et see ei olegi nagu ainult autoga seotud kulu, vaid kogu selle õnnetuse on. Eriti kui seal näiteks on, mõnikord on ju ka 50% ja 50%. Et see on mingi üldsumma, mis oli selle juhtumi peale, keegi pidi kuskilt kinni maksma. Võt. Nii, autouudistest tegelikult oleks võinud selle kohe Cybertrucki juurde panna, aga et Eestis alustati selline huvitav case, et tegelikult Ford F-150 on saanud Eestis seda suurt siis Ameerika kastikat, maailma ühte müüdumat autot, on saanud Eestist osta diilerite käest varemgi, aga nüüd tuli teada, et Eestis hakkas Fordi esindus ametlikult F-150 müüma, mis on kindlasti paljude jaoks hea uudis, et ikkagi saad nagu ikkagi mingi võib-olla garantii ja kõik siukene on nagu lihtsalt. Aga huvitav on see, et ajastus, et kui kaua seda nüüd siin niimoodi siis ette valmistati, aga saadi vist enam-vähem õigel ajal jaole, et ikka vana hea automaks, et sellistel autodel, see aastamaks on ka neil kõrge vist, enamikel tuli siukestel suurtel ikkagi üle 1000 euro. Aga see auto ise maksab ka alates 93 000, kallimad versioonid seal on, Raptor oli 122 000, et ega see mingi 1000 või natuke peale eurot aastas tegelikult sellise kastiku ostjad ilmselt läheb see nagu nii ettevõtte arvele. Pikali lükka, aga see registreerimismaks, et nüüd on Fordil ja kõigil F-150 huvilistel aasta,
ruttu nagu võimalik omale need kõik ära osta, kes tahavad, et päris huvitav ajastus. Aga jah, et 150 saab siis nüüd Eestis osta. Seal, kui ma küsisin hinnakirja kohta, siis Fordi esindaja ütles, et sellel ei tule nagu sellist tüüpilist hinnakirja, nii et ma võtan nüüd selle mootori, siis ma tahan omale nagu sellist sisu, seda varustuspaketti, vaid sisuliselt müüaksegi nagu juba valmis laoautosid. Et eile vaatasin, Fordi lehel oli seal 7 tükki oli neid väljas praegult, et lihtsalt lähed valid, et ise nagu komplekteerida ei saa. Et kastikaid ka Eestisse. Ja lihtsalt seos selle Cybertruckiga ongi see, et mis mul läi sinna lõppu ütlema, et Musk oleks pidanud seda F-150 omanikke, kes on valmis elektri peale minema, niimoodi jahtima. Aga F-150 omanik on Ameerikas ikkagi päris konservatiivne tüüp, et ka neid, seda saab ju, F-150 saab, elektrilis on küll, Lightning on selle nimi, et ega nüüd seda ka seal maha ei joosta, ütleme esindusi, et kõik tahaks seda endale. Musk lihtsalt oleks saanud võib-olla samasuguse auto teha, aga odavama. Kuidagi ta seda teha oskab, aga ei teinud. Nii, rääkides siis uutest autodest, siis tegime uutest ja kasutatud. Tegime kokkuvõtte küll novembri lõpu seisuga, sest ilmselt detsembris mõned veel lisanduvad, aga et mida huvitavat ja põnevat see aasta Eesti registrisse on lisandunud ja seda siis nii uute kui kasutatud autode arvestuses. Et see võtsime Transpordiametilt, küsisime selle nimekirja välja, et see aasta lisandunud autod, et valisime 25 tükki välja. Ja siin on kõike, et mõtlen majandus ja kõik õigeks, aga kasutades populaarset väljendit liigirikkus, siis Eesti autopargi liigirikkus läheb iga aastaga aina paremaks ja kogu aeg lisandub, et meil Tõnu Korral hea kaasautor tegi seda ja ütles, et ikka juba raske, milliseid siis valida, et selle oleks võinud teha ka 50 või 100 põnevat autot. Et ta pani siia, näiteks on siin üks Ford Sierra, mis näeb pildi peal, muidugi see on suvaline pilt internetist, mitte konkreetsest autost, aga tavaline Ford pagasnikuga 91. aasta oma, aga tegemist on Ford Sierra Cosworth 4x4-ga, mis on tänaseks ikkagi juba päris kallis auto. Me räägime seal ikkagi 10 000 eurodest. Või siis hoopis Suzuki Cappuccino, pisike, väike kabriolett, võimsust 47 kilovatti. Dodge Vipereid, lisandus vähemalt 2 tükki, meie leidsime sealt. Siin 65. aasta Porsche, siis näiteks üks põnev auto, millega kindlasti tahaks sõita või proovida, aga ei ole omanikuga kontakti saanud. Mercedes G63 AMG 4x4 ruudus, ehk siis on see võimas G-klassi maastur, aga ümber ehitatud niimoodi, et tal on portaalsillad ja nagu hästi kõrge ja veel võimsama nagu maastiku läbivusega. Et samuti mitte sugugi odav auto. Pakun julgelt sinna teisele poole 200 000 eurot. Ja see on minu teada uuena tellitud, mitte nagu kuskilt kasutatanud audud. Aston Martin DBS aastast 69. Ja siin üks Porsche 911 Dakar vähemalt eraldati Eestisse. Mõned Lotus Emirad. 2 tükki on registris tänaval, ma ei ole näinud ühtegi. Siit läheme väga huvitav, mis minul, et üks nagu põnev klassik, millega kindlasti jälle tahaks siis, kui hooaeg algab proovida, on Lotus Esprit. Siin Tõnu on välja valinud selle küll esimese põlvkonna õudselt kandilise 86 aasta mudeli. Et tõeline 80-ndate kiilukujuline sportauto, mis üldiselt on niimoodi, et siis kui ta töötab, siis pidi olema päris hea auto. Töötamise osa asjast on tihti hästi, ütleme, ei ole alati nii, nagu peaks. Ja siin siis üleval topis A1 5. kohal on Tõnu pannud Jaguar XK 120.
ma ei ole talt jõudnud küsida või viitsinud ise Google'd, mis sellise hind on, aga ta ise on kommentaariks, see on 54. aasta oma. Ja et pannud kommentaariks, et kas vana auto liikumine jõuab tasapisi ka kallimate autodeni. Tundub küll. Ühesõnaga see näeb, ühesõnaga XK120 on päris legendaarne väike sportlik lahtine auto. Ja siis siin teisel kohal Alfa Romeo 8C Spider. Ka väga väikse tootmisarvuga selline stiilne avaauto. Ja esimesel kohal me oleme seda kajastanud varem ka Autogeeniuses ja Eestis jõudis siis Ferrari 812 Competizione erimudel. Uuena, 2023 aastal siis arvele võetud. See on 607 kilot, see on täiesti hull auto. Väga palju saanud kiita ka välismaalt. Ühesõnaga see V12 mootor, mis kräunub kuni 9500 pöördeni. Täielik hullumeelsus. Mis selle auto puhul on huvitav on see, et tegelikult on uus auto. Ilmselt see omanik, kes selle tellis selle paar aastat tagasi, kui see välja kuulutati ja siis oli selle hind, ütleme 500,000. Lisasid eriline värv võib-olla 600 000, võib-olla isegi maksis 700 000. Praegult järelturul ka sellised põhimõtteliselt olematu läbisõiduga autod, ükski neist ei maksa alla 1,5 miljoni. Et kujuta ette, et ma saan aru, et mingi Porsche Carrera GT aastast siin meil 3. kohal ongi Porsche Carrera GT 2004 aasta. Eks ju, mis ka kunagi ei olnud uuena, ei olnud nii kallis auto. On nüüd siis põhimõtteliselt 10 aastaga kerkinud sinna, et neid müüakse kindlasti teisel pool 1 miljonit eurot, mõnikord ka kallimalt. Et 20 aastat on pidanud need Carrera GT omanikud ootama. Aga see Ferrari 812 Competizione hind sisuliselt 2-kordistus lihtsalt paari aastaga. 3-kordistus isegi vist. Isegi kohati 3-kordistus, jah. Et päris hea diil, et sul ainuke siis, mida sul vaja on, et sul oleks arvel sobival hetkel, eks ju see 500 milkut ja teine siis muidugi, et tehas sulle eraldaks selle, see on eraldi lugu, see, kuidas Ferrari erimudeleid ei saa päris igaüks osta, kellel hästi palju raha on, vaid selleks pead sa olema ostnud ennem palju tavalisi Ferrarisid, et saada sinna heasse nimekirja. Aga näed. Aga vaata, praegu sa nimetasid neid ägedaid mudeleid, mis on Eestisse jõudnud sel aastal. Aga mul lihtsalt kõhutunde pealt tundub, et see aasta on tegelikult Eestisse jõudnud ka, ei tea, kas need faktiliselt kõik on see aasta, aga väga palju uusi automarke. Siin me vaatame just muidugi elektriautode poole ja Hiina poole, et kui me räägime siin samadest maksusest ja Airwaysist, ma ei ole kindel muidugi, kas kõik on esimesed mudelid, aga ikkagi neid uusi mudeleid või tähendab marke just on peale tulnud päris palju tegelikult. Ja üldnumbrites veel siis 33 Ferrarit, 51 Lamborghinit, see peaks siis sisaldama ka kasutatud autosid. Et kui me oleme siin jooksvalt teinud ülevaateid just esmaregistreeritud, aga või on siin ka mõeldud uusi. Ühesõnaga palju. Ja 7 laadat. Aga need laadad on siis tõenäoliselt need, kes on tulnud Ukrainast ja siis mingi hetk ju tegelikult kohustus on neil ikkagi, kui nad jäävad pikemalt auto Eesti registrisse võtta. Tõenäoliselt sealt on need 7 laadat tulnud. Nii et 369 autot, mille võimsus on üle 400 kilovatti. On veel üks huvitav fakt, mille Tõnu on välja toonud. Nii et automaailmas enamik neist ilmselt seisavad praegult talvitavad garaažides, aga kevadel ma loodan, et me hakkame nägema ja talvel lisandub neid veel juurde. Nii, aga mida tõenäoliselt meil juurde ei lisandu suurel määral edaspidi ja üldse on CNG, need gaasiautod. Et see on üks kummaline auto jõuallika tüüp, mis siin mõned aastad tagasi, enne kui kogu see pull maailmas lahti läks, kus küttehinnad ja kõik tõusid niimoodi, et need CNG Octaviad, mil sõbral mul ka oli, ütles, et tipphetkel ta sisuliselt käis Tartust Viljandisse tööl ja sõitis niimoodi rahulikult, see hommikul kruiis
mõtiskeld oma mõtteid, üks inimene autos ja tal oli 100 kilomeetri, ühesõnaga kulu 100 kilomeetri kohta oli umbes 3 eurot. Samal ajal bensiinimootoriga tavaline Octavia oleks kulutanud umbes 8 eurot 100-le. Siis mingi hetk lendas see gaasi hind nii lakke, et gaasiga oli kallim sõita. Mis fine, gaasiautol on see, et siis saad lülitada ümber bensiini peale, lihtsalt jama on selles, et mingist hetkest need uued Škoda Octaviad vähemalt, et kui ennem oli paak ikka, kas oli äkki 40 liitrit see bensupaak, siis mingi hetk muutus see bensupaak 9 liitriseks, mis on ka päris tüütu. No see on lihtsalt selle tagavara lahendus, ega mitte midagi just muud. Aga nüüd on probleem hoopis teine, sest et need autodele pandi kohustus, et nad kõik peavad läbima nüüd just seda gaasiseadme tehnoülevaatust. See sai alguse siis sellest tegelikult, ma saan aru, et kui selle aasta märtsis ühe gaasiauto see paak plahvatas. Jah, ma ei tea, või teati, ühesõnaga selle aasta novembri lõpuks pidi siis olema kõik need autod läbinud gaasiseadme tehnokontrolli ja selgus, meenub natuke see rollerautode või mopeedautode case juhtum, et väga paljud lihtsalt ei läinud. Et ühesõnaga 2993 ehk siis 3000 sõidukit läks kontrolli, millest 366 ei läbinud, ehk siis 12% ei saanud tehnilistel põhjustel läbi, aga üldse ei läinud kontrolli 1823 sõidukit, mis iganes põhjusel, kas nad ei teadnud, et peab minema, kas nad teadsid, et ei lähe läbi või lihtsalt polnud viitsinud, et küll ma jõuan ja lõpuks jääb viimasele hetkele ja siis on kõik need ajad täis ja siis ootad. Aga 366... Mis see siis tähendab? See tähendab siis sisuliselt seda, Tuuli Jõesaar on kirjutanud Delfis selle kohta väga hea loo, et kõik need autod, mis ei läbinud, need põhimõtteliselt nendega ei tohi liigelda, neil pole tehnoülevaatust. No just, täpselt. Sellised asjad, vaat see tuletab täpselt meelde seda mopeedautode asja, et mõnes mõttes on see selline eriti halb olukord, et küsimus on veel selles, et kas seda nüüd kuidagi hakatakse nagu kontrollima ka või see ongi selline asi, et meil siin on mingi kohustus, mingil põhjusel on tehtud mingi kohustus ja siis seda sisuliselt täidavad need, kes viitsivad ja tahavad ja mis tekitab nagu eriti lolli olukorra tegelikult. Ma ei oska nagu hinnata isegi, et kui, vaata mõnes mõttes on ju, võiks hinnata, et mis mõte sellel gaasiseadme kontrollil on, aga okei, kui teistpidi tuleb välja, et 12% seda ei läbinud, siis tegelikult, ma ei tea, siis nagu tundub, et mingit laadi probleem nagu ikkagi on olemas. No, üks probleem on ka selles, et ega probleem ei olegi mingi 2019 aasta ilmselt autodega, vaid see, et neid tegelikult osad autod, mis on kuskilt Rootsist toodud, et on juba pea 20 aastat vanad. Et sellisel juhul on see juba täiesti arusaadav, et seda kontrolli tuleb teha ja tuleb võib-olla siis tihedamini teha. Aga ma arvan, et nendega, kes ei läbinud, nii palju kui mina olen aru saanud, siis politseiautod mööda linna sõidavad, ega neil ei ole sellist robotsüsteemi, et ma ei tea, et neil on need kaamerad seal ees, eks ju, et need kogu aeg lasevad niimoodi numbreid, mida nad näevad niimoodi automaatselt süsteemist läbi ja otsivad, et kas on ülevaatus tegemata või on, ma ei tea, auto taga otsitav. Et selleks peab see konstaabel seal ikkagi selle käsitsi sisestama autonumbri, et vaadata, et näevad eriti mingit roostest panni, kuule, vaatame, kas sellel ülevaatust üldse on või sellel BMW-l, mis siin on lääpas rataste ja hüdrokässariga. Et ega ei olegi, et kui sa nagu nii-öelda radarisse ei jää, et siis sõidad rahulikult edasi. Aga tegelikult probleem ei ole ju selles, et kontrolli või mitte, muidugi see kontroll ka maksab jälle päris mingi 100-150 eurot, et jama on selles, et need 12%, mis läbi kukuvad, et kindlasti osad ongi seal, ikkagi ongi. See gaasipaak on mõlkis roostes, auto ise ei vasta enam nõuetele, mingid need ühendused, juhtmed. Aga tegelikult on see, et mul üks tuttav, mulle kirjutas just eelmine nädal, et ta käis selle CNG autoga kontrollis ja ta nägi
just seal Volkswageni, et Volkswagenil on tehase poolt saadetud juhis, kuidas seda kontrolli teha ja milline auto ei lähe läbi. Ja see pidi nii karm olema, et ta nägi seal hunnikus balloone, mis ei ole läinud kontrollist läbi ja tema visuaalsel vaatus, et siin ongi kas korrosioon või täkked või midagi, aga et see on nii karm kontroll, mis tähendab seda, et kui sul öeldakse, et sorry, et su paak on siin, värv on kulunud ja siin on mingi rooste kirme peal, siis see paaki vahetus on päris mitu tuhat eurot. Et nagu, ma ei oska öelda, ma ei tea, kui paks see paak on, ma ei tea, kas Volkswagen lihtsalt kardab ja kõik need teised tootjad nii väga seda, et või siis see tehnokontrolli teostaja. Volkswagen Group on üks põhiline, et CNG autode tootja siin olnud. Et kui mingi pauk käibki, et siis pärast jõutakse ringiga nendeni, kulge, et aga kuidas see paak siit ülevaatust läbi läks. Aga probleem on... Volkswagen kindlasti tahab enda neid riske seal maandada, kindlasti. Ja ka paake müüa. Kindlasti seda ka, jah. Aga lihtsalt, et kui see praegult ongi, et kes jätkuvalt CNG autoga sõidavad ja nüüd on sunnitud seda kontrolli läbima ja saavad selles mõttes selle halva kogemuse, et nad näevad, kuidas neil auto alt kruvitakse ära täiesti okei paak. Sinule visuaalsel vaatusel, eks ju. Ja öeldakse, et nüüd siia tuleb see uus panna, et siis eales ta ei lähe ju seda järgmist CNG autot ostma, nii et asi, mis tundus nagu 3-4 aastat tagasi jumala hea idee, alternatiiv, eriti kui sa sõidad näiteks biometaaniga, mis on ju nii-öelda selle CO2 mõttes nagu eriti, ma ütlen, loodussäästlik ja öko. Siis nüüd on selle auto kasutamine, gaasi hind on küll alla tulnud, nüüd on ta jälle mitte küll nii odav nagu vanasti, aga odavam kui bensiiniga sõita. Odavam kui diisliga. Jah, aga sellisel kujul nagu, mina küll ei julgeks nüüd osta, kui tähendab seda, et järgmisel ülevaatusel, minu arust jumala korralik asi alt ära kruvitakse, öeldakse, et nägemist või siis 2000 eurot paagivahetus. Keeruline, aga ilmselt jah, Volkswagen järgmise põlvkonna Octaviad ja need autod ei tule enam, nad ei pakugi üldse seda CNG-d, nii et hea idee, aga kahjuks vist sai läbi see nali. Nii, palju meil siin veel, kas me saame võtta siit veel 1 või 2 teemat, mis ma siia kirja olen pannud. Põgusalt ütleks, et Toyotal oli Brüsselis suur Genshiki foorum, see on nende iga-aastane selline, mis seal ürituse nimi on, mida Apple alati teeb, kui on nagu uusi mudeleid ja tuleviku suundi näidatakse, kas on kord aastas või 2 korda. No tegelikult sellel Apple'il on see, mis juunis on, see on see nii-öelda arendajate selline konverents, mille täpne see nimi nüüd ei tule meelde ja siis sügisel on see, septembris on lihtsalt selline puhas uuete iPhone'ide tutvustus, et ühel kohal näidatakse, milline see uus iOS on, et arendajad saaksid nüüd hakata tegema põhimõtteliselt. Ühesõnaga Toyota Genshiki foorum, iga-aastane üritus, käisime ka seal kohal, räägiti vesinikust, elektrist, et Toyota, kes siin on aastaid olnud rohkem niisugune hübriidi usku ja täiesti õigustatult arusaadavalt on ikkagi, ega nad lähevad selle elektrimaailmaga kaasa, aga mis selle juures oli siin, kihvt on see, et lisaks järjekordsetele väikestele linnamaasturitele ja asjadele näidati ka näiteks sportautosid. Et see nüüd praeguseks küll juhtimisest taandunud Toyota, mul ei tule ta nimi meelde, aga kõik autojuhid teavad, kellest me räägime, tänu kellele sündis Yaris GR, Toyota naases erinevates võidusõidu või jätkas erinevates võidusõidusarjades, tõeline autofännist Toyota juht. Et see lähenemine, et Toyota peab olema ka põnev, mitte enam see hall hübriidauris ainult, jätkub ka elektriauto maailmas. Et nii Lexus kui ka Toyota brändi alt tuleb selliseid väikseid elektrilisi kihvte, hetkel küll idee-autona, aga tuleb. Et siin lisaks ka siin Lexuse selle idee-auto puhul räägitakse kuni 1000 kilomeetrisest sõiduulatusest, siis suured sellised tehnoloogilised arendused. Et siin, mul pole mõtet hakata saate kuulajale kirjeldama,
aga need autod näevad päris lahedad välja. Nad hetkel jah on selgelt sellise ulmelise prototüübi välimusega, aga mitte ka päris selline, et ei oleks võimalik sellist autot turule tuua, on küll. Nad selle BZ4X-iga näitasid, et nad disaini osas on valmis küll astuma sammu veel edasi. Nii et Toyotalt on tulemas palju uusi ja loodetavasti põnevaid autosid, et sellisel suurel presentatsioonil ja paberil on võimalik iga auto põnevaks mängida. Tõde selgub siis, kui see jõuab tänavatele. Ja ma ütlen, õnneks on neil see track record on väga hea, just selle näiteks Yaris GR-i põhjal vaadates, et kui nad tahavad ja raha neil peaks olema, et seda sinna nagu maksta, kuidas nimetada, et tõenäoliselt ka see Yaris GR-i projekt ei, kui muidugi, see sai alguse ju tegelikult sellest pidi tulema WRC homologatsiooni auto, siis ei tulnud, aga et paljud autod sageli autofirmadel ei sünni mitte sellepärast, et seal taga on tohutu arvutus ja kasum, vaid lihtsalt selleks, et seda brändi kuvandit muuta, hoida, teha põnevamaks, saada pildile. Toyota seda oskab. Ja mis meil viimase asjana siin kirja pannud, et natuke nagu, ühesõnaga. Nüüd tuleb teema. Nüüd tuleb teema, aga kahjuks ei ole head lõplikku vastust. Ühesõnaga, küsisime Eesti mitmelt kasutatud automüüjalt. Mida nüüd, kuidas nad hetkel näevad? Me ei lähe praegult siin selles automaksu juttu, vahepeal tuli ju jälle, eelnõud oli muudetud, kalkulaatorid tulid uued, selgus, et suhteliselt marginaalselt, et suuri neid probleeme, mida kõik nägid, ei olnud ikkagi ära lahendatud või mis rahvas tõsiselt jalgedele ajas, need kallid registreerimistasud näiteks väikebussidele, mida läheb peredel vaja või matkaautod, et see kõik on hetkel jätkuvalt väga kallis. Aga et mis siis, kuidas kasutatud autode müüjad näevad, kas inimesed hetkel aktiviseeruvad, kas on juba toimumas tormijooks, kas on tulemas buum, kas platsid on tühjad, sest et nüüd ju järgmise aasta jooksul, kes tahab osta, peab ostma omale uue auto ära, et pääseda registreerimistasust. Ja automüüjad esimese asjana hoopis näevad, et see automaks on nagu kõigil nii suus, et tegelikult ju, mis siin on siis, 20 päeva pärast lähevad autod nagu nii kohe 2% kallimaks, sest et tõuseb käibemaks. 2%, see on sul natuke vale. Mina olen käibemaksust kunagi aru saanud ja ma olen selle üle uhke, aga valgusta mind. Ei, selles mõttes, et see põhimõtteliselt jah, selles mõttes, et see ilma maksuta hind läheb 2% kallimaks, et sisuliselt kui auto ilma käibemaksuta maksab 50 000, siis koos käibemaksuga täna see maksab 60 000 ja siis järgmine aasta koos käibemaksuga see maksab 61 000, ehk siis täpselt 1000 eurot läheb 50 000 ilma käibemaksuta maksev auto kallimaks. 25 000 puhul siis on see 500 eurot ja 100 000 puhul 2000 eurot, et iga auto. Aga eraostjad selles mõttes, et mul on alati, et mis vahet mul on, palju see auto ilma käibemaksuta maksab. Kui mina lähen autosalongi, valin auto välja, lähen liisingusse, siis mina ju maksan selle käibemaksu. Et minul ju tõuseb. Mind see ilma käibemaksuta hind, see on mingi raamatupidajate jaoks oluline. Siis vaatame niipidi, et 60 000, täna 60 000 maksev auto maksab 1. jaanuaril 61 000. Nüüd on tegelikult see küsimus on selles, on ju. Et kui me vaatame sellist väga laia pilti, siis ega see ei olegi suur summa. Küsimus on tegelikult selles, et kas need, kui me nüüd räägime uutest autodest, on ju, et kas need uued autod või siis ka kasutatud autod, mida müüvad ettevõtted ja kasutatud autode puhul tasub ka ju tähele panna, et kes seda müüb, on ju, et kas seda müüb ettevõte või kui sa lähed kuskile ettevõttesse, siis kas seal on komisjoni müük, mis tähendab seda, et müüakse tegelikult eraisiku autod, kuhu see 20% käibemaksu ei lisandu või siis 22% järgmisel aastal. Et seda niikuinii tasub on ju vaadata, aga siis on jah niiviisi, et küsimus on ju selles, et kas see hind tõuseb tegelikult rohkem, kas see on võimalus nüüd, et inimesed teavad, et mingi maks tõuseb, käibemaks tõuseb, asjad läheb kallimaks, et nüüd on see küsimus jah, et kas see 60 000
maksev auto täna, mille lõpphind on 60 000, et kas järgmine aasta läheb 1000 eurot kallimaks või läheb ta 3 või 4000 eurot kallimaks? Et siis selle kasutatud autode, selle automaksu osas nad ütlesid, et üldiniselt hetkel ei ole sellist, et juba nagu inimesed käiks, et tegelikult see suur tõus, et nad arvavad, et aastamaksust me ei pääse, iga inimene on vaikides juba endale et ühesõnaga aastamaksu puhul ei ole vahet, kas ostad selle auto see aasta või järgmine aasta või ülejärgmine. Et see tuleb nagu nii ja nii on. Just see registreerimismaks ja tõenäoliselt mingi osturalli järgmine aasta aset leiab, aga et ka seal on see, et see inimene, kes ostab nagu 10 000 eurost autot, et selle puhul on see tõenäoliselt, kui ta ei osta just mingit, ma ei tea, 5-liitrist vana V8, ühesõnaga semivana ehk siis, mis ei lähe selle 20 aasta sisse mingit ameeriklast, et see on võib-olla mingi 1000 eurot tuleb see registreerimismaks, ja suuremad numbrid tulevad nendel kallimatel ja võimsamatel autodel, mille omanik, ütlen, kui keegi sõidab praegult, eks ju, ma ei tea, 300 kilovatise BMW-ga, et ega ta nüüd järgmist autot siis sellepärast mingit 1,4 liitrist diislit ju ei osta. Oota, aga et asi selge oleks, siis tegelikult registreerimismaks tuleb ju esmaregistreerimisel Eestisse, mitte ümberregistreerimisel. Ja ikka see, kui sa kuskilt tood, jah. Aga nüüd on see küsimus, et kas need autod, mis Eestis on, mõni auto, mis on ilusti laoplatsil valmis ostetud, eks ju, et see müüja, kui sa 2024 selle arvele võtad, siis on üks hind ja 2025 sa pead maksma registreerimismaksu, aga et kas auto siis, et kuhu see hind juurde kirjutatakse, ma nüüd natuke läksin endal ka segadusse, mida ma sellega öelda tahtsin, aga tegelikult see asi on küll, et küsimus ongi selles, et kas siis ikkagi kõikide kasutatud autode hinnad niiviisi vaikimisi tõusevad 2025. aastal ja võib-olla juba 2024. aastal kõige selle ootuses või siis toimub mingi korrektsioon alla, et ikkagi kõik tahaksid enda autodest lahti saada, et seda me saame näha. See saab huvitav. Ja, aga jah, ühesõnaga kokkuvõte siis see, et kasutada autod müüjad hetkel veel sellist nagu tormijooksu ei näe, aga pigem jah, et need autode hinnad tõusevad juba ju sel uue aasta alguses. Siis ideaalis 2% võrra või siis keegi, kes on sõbralik, et võtab, ütleme, võib-olla 1% enda kanda. Aga ma saan aru, et sa oled teinud tänuväärset tööd ja nüüd siin detsembri alguse seisuga Eestis müüdavate autode hindu hoolega kirja pannud, et näha, et kuidas need hinnad tõusevad siis. Kas nad tõusevad siis käibemaksu jagu järgmisel aastal või tuleb sinna mingeid muid korrektsioone. See muidugi alati on hästi keeruline, et need autod ja varustus ja mida täpselt müüakse ja et oleks väga täpne see, et millega võrrelda. Jah, ma loodan, et igaks juhuks panin kirja, et oleks näha, et nüüd sa muidugi ütlesid kõikile autofirmadele välja, nüüd nad ei julge tõsta. Aga ei, see info peabki olema avalik. Ma arvan, et see niiviisi ongi parem. Et okei, aga ma arvan, et selline sai tänane praktiline ja kasulik saade ja ilusat talvist nädalavahetust, minge suusatama. Kupra garaaž on avatud. Tule ja koge teistmoodi tunnet teistmoodi autosalongis. Oled oodatud, isegi kui sa ei sõida veel Kupraga. Meie hubane atmosfäär, stiilne interiör ja meeleolukas muusika on kõigi jaoks. Sõida läbi Kupra garaaž, Sõpruse puiestee 170 Tallinnas.